Nii. Täna proovime siis teha mootorrattale ketipesu. Vaatame, kas see õnnestub. Et meil on siin üks Kawasaki. Ja kett on, ja kuna hooaeg on läbi, peaks masina ära nüüd seisma panema. Siis, järgelt ta on liiga kuiv on juba. Seega, viimane aeg peaks tegelikult määrima. Oleks pidanud juba määrima. Aga kuna ta on nüüd seisma, siis teeme pesu. Saime siukse Hiina vidina. Oleme ühendanud juba külge. Oleme ühendanud ka külge voolikud. Nii must vesi peaks sinna ära jooksma. Kasutan brake cleanerit. Siukene vedelik. Ja siis ma mõtlesingi, et vaatame, kas see vesi sellest midagi välja ka tuleb või ei tule. Et saab siis näha, kuidas see asi kujunema hakkab. Nii. Peaks siis panema nüüd siia kusagi selle siia otsa. Vaatame, kas siit mingit kuhugi midagi jõuab ka. Saaks näha, midagi, alla võiks midagi tilkuma hakata. Midagi tilkuma hakkas. Nii, vaatame, liigutame ratast. Siis paistab, kas see üldse töötab see Hiina vidin või mis ta teeb. Midagi ta võiks ju teha. Ma loodan, et ta ikka midagi teeb. Nagu midagi oleks näha, kitt hakkab tagasi jõudma esimest tiiru. Nagu midagi oleks toimunud. Nii. Ikkagi nagu nutune on see siin. Tahaks nagu rohkem seda. Vot nii. See üks siuke nikerdis ole. Aga hakkame siis kiiremini liigutama. Vahepeal. Vähemalt keti külje pealt ma näen siin igatahes tulemust, et keti külg on küll juba täitsa kenasti läheb kuldseks tagasi. Võtame korra kuidagi õhku, väga palju sisse siin tulnud. Nii. Kuidagi peab selle ketiga puhtaks saama ja nii ei saa ju hooldamata ratast seisma jätta. Ma panen muidugi ka uue õli, uue ketiõli, et ega ma teda kuivalt seisma ei jäta, aga kas ma saan ühe pudeliga isegi tehtud või? Täitsa tundub, et nii, üks pudelitäis on meil tühi.
vaatame siis korra, kuidas see kett siit välja näeb nüüd. No aga see kett näeb ju täitsa kena välja. Mul ei ole ühtegi halba sõna. Ma võib-olla teen ühe pudeli lasen veel läbi kindluse mõttes, aga mina näen siin küll väga head tulemust. Nii et soovitan selline vidin endale osta, see tundub, et see töötab täitsa eduliselt. Et ostke ja tehke sama asi.